Kinnitage turvavööd, algab saade Vox Populi. Tere õhtust, kallid vaatajad, kuulajad. Tere Perti. Tervist. Nagu pealkirjast näha saab, tõmbame täna maksud lagedale, maksud laiaks. Vaatame, millega meid siis kostitatakse järgmise paari aasta jooksul nüüd või? Jah, ütleme aasta kuni 3, kuni 4. Aasta kuni 3 ja osad jõustuvad järgmine aasta, osad jõustuvad aasta pärast ja osad asjad jõustuvad järk-järgult kogu aeg. Ma teen ka numbri lahti, kui keegi soovib kaasa rääkida antud teemal. Teema on ju päris hea tegelikult. Mis me siis võtame esimeseks? Et neid on nii palju siin, et ei teagi täpselt, kust alustada, aga võib-olla sellistest kas just igapäevasematest, aga selline tubaka, alkoholi ja kütuseaktsiis. Jah, see ei mõjuta nüüd kõiki, küll aga mõjutab kõiki käibemaksu tõus. Just. Ja käibemaks tõusab meil siis järgmise aasta, mis asi oli, juunist või juulist? Kontrollin kohe üle, mul on siin kuskil oli kirjas. Käibemaks tõus juulist 2025 22%-lt 24% peale, ehk siis jälle tõstetakse 2% punkti. Ja see nüüd mõjutab absoluutselt kõike, ehk siis meie ostujõudu. Jah, eelkõige eraisikuid. Just, et nagu see räägitud, et ettevõtetele siis need sihtotstarbelised kaubad on nii-öelda käibemaksu vabad, selle saavad nad tagasi, aga ütleme selline nii-öelda siis lihtinimene, see maksab selle 2%-lise vahe jälle kinni. Jah, paraku ta nii on, et kui on mingisuguseid suuremaid ja suguseid väljaminekuid, ehk siis, ma ei tea, kodutehnika, mis sul on otsa lõppenud, siis oleks mõistlik tegelikult nüüd ennem juunits ära ostava. Ja mis selle käibemaksuga veel nii-öelda käsikäes käib, on ka tulumaksu tõus. Jaa, tulumaks ka tõuseb. Tulumaks tõuseb nüüd juba natuke kuu ja peale. Jaanuarist siis või? Jah. Oskad sa mulle numbrid öelda, mis ta tõuseb? Tõuseb 20-lt 22-le. Et nii kõrge ta ei ole Eestis veel olnud. On olnud 2015. aastal ta alandati 21 pealt 20 peale ja nüüd siis aastal 2025 tõuseb 22% peale. Väga jah, ebareaalsed uudised, et tegelikult meil on tegelikult juba ka helistaja. Tere õhtust, Vox Populi ja olete otse eetris. Tere õhtust, et ma tahaks selle käibemaksu kohta väikese täpsustuse teha, et numbriliselt tõuseb käibemaks 2% punkti, aga tegelikult tõuseb 10%. Jaa, enda vastu ta tõuseb 10%, jah? Jah. See on õige, jah. Numbriliselt on ta 2% punkt, aga tegelikult reaalselt tõusevad hinnad 10%. Jah, see on tõsi, see oli täpselt samamoodi ka eelmine kord. Jah, nii et kui endiselt eelmine kord 10%, nüüd 10%, siis võib öelda, et minimaalselt tõusevad meil hinnad uuest aastast vähemalt 20%. Ja üldjuhul on ka praktika näidanud või elu on näidanud siis, et elu õpetab loomulikult, et kaubandusketid nudivad sinna üsna mehiselt juurde tegelikult. Jah. Nii et võib-olla hiljem helistan veel tagasi, aga edu saatele. Suur tänu teile. Aitäh. Ja, asjakohane märkus. Ma ütlesin kohe protsendipunkti, aga jah, keeled sõlmed. Protsentuaalselt. Jah, tõuseb ta siis iseenda vastu 10%. Et hinnad tegelikult tõusevad
nii-öelda käibemaks tõuseb siis nii-öelda 10%, et oleme siis täpsed. Nii, oota, mingid asjad, jah, see käibemaks tegelikult mõjutab absoluutselt kõiki kaupu, kaasa arvatud elekter, vesi, kütus ja nii edasi ja nii edasi. Ühesõnaga kõik asjad, milles sa nii-öelda tasuma pead, et tõusevad. Aga ka on tegelikult hea uudis. Ma panen selle jutumärkidesse, sest et see on tegelikult suht naeruväärne. Langeb elektriarve peal taastuvenergia tasu 20%. Et laseme siis, mul on siin kuskil see hetk läks mööda. Ehk siis aplaus, asi seegi on ju, kuigi see elektriarve pealt moodustab mitte väga suur osa. Kas see ei olene sellest, mis pakett sul ka on või see läheb kõigile? Kindlasti oleneb paketist. Minu paketis ma just vaatasin, oli see ainult mingi tühine 10 eurot vist või. Ja sealt 20% maa teeb siis 8 eurot, ehk ma võidan 2 eurot. Mis ma sellest nüüd tegema lähen poodi, ma arvan, et see on paar pakki tikki osta või? Saadki selle käibemaksu tõusu vahe ja tulumaksu vahe kuidagi kompenseeri. Tikke saan osta ka. Midagi muud suurt ei saa, lastele pulga kommi. Aga see oli nagu siis ainuke rõõmustav uudis. Sest et aktsiisid ju tõusevad. Võib-olla üks pisike pluss on veel, et Euribor natukene hetkel on langusjoones. Et me enne vaatasime selle protsendi üle ka, et see oli 2,262 või? 2,626 peaks olema. Ja, numbri mäng oli see, jah. Jah, aga see nüüd oleneb jälle, mis hetkest sul seda poole aasta Euribori ümber mängitakse. Enamasti kodulaenude puhul siis fikseeritakse kas 3 või 6 kuuks. 6 kuuks on tavapraktika vähemalt minu puhul olnud küll niimoodi, jah. Et jaa, see on ka natukene kergendav, kui see nüüd just tõusu jälle ei lähe mingi hetk, sellepärast et maailma majandus on nagu ta on. Ja nii, aga liigume selles mõttes edasi, et kas sa tegid mingid arvutused, palju see mitte käibemaks, aga aktsiis kütuse puhul, mitu protsenti on kütuse hinnast? Jaa, ma tegelikult vaatasin numbritesse ka, et see 5% tõus, seda arvutatakse siis kütuse 1 liitri pealt, et kui 1 liitri bensiini kohta on hetkel aktsiis seal, ütlen peast, ei ole tõenäoliselt täiesti täpne, aga 0,493 peaks olema see bensiini puhul, siis ta tõuseb seal kuskil jämedalt 30 senti aktsiis 1 liitri kohta. 0,30 senti, siis tähendab 3 senti siis, mitte 30, natuke palju, et Aga see on see, mida nad tõstavad ju iga aasta ju. Aktsiisi kütuseaktsiisi konkreetselt viimati tõsteti 2018. aastal, kui ma vaatasin andmeid. Nad ei ole seda tõstnud. Neil oli plaan tõsta, aga siis mingi hetk... Sellepärast, et rahvas tegi häält, Vox Populi, eks ole, et ei tõstetud. Ja eks ta tegelikult, siin võib öelda, et nagu ka meie see kõige suurem mure, mis nüüd järgmine aasta tuleb, automaks. Sõnastame selle õigesti selles mõttes, et see on mootorsõidukimaks. Jah, tegelikult küll, et rahvakeeli nii-öelda öeldakse selle kohta siis automaks, aga tegelikult on ta mootorsõidukimaks. Jah, see on, ma olen neid kalkulaatorid vaadanud ja siit-sealt kuulnud, et mina oma auto eest vist, ma ei tea, kas ma seda isegi pean ise maksma või ei pea. Tööandja auto, eks ole. Jah, aga mis selle asja
mis selle asja tuum on, et mingi saastevärk, eks ole, sul arvutatakse CO2 pealt aasta raskus, auto või mootorsõiduki raskus või tonnaaž või? Eestis siis see tulev nii-öelda Magili automaks on siis koosneb 3 komponendist, et üks on siis baasosa, mis on siis nii-öelda see baasosa, jah, üks osa, siis on CO2 näit ja siis on see autokaal nii-öelda täismass siis võetakse, ehk siis mis on tühimass, ma ei tea, kas ma pean selle lahti seletama, et täismass on siis, kui on kogu nii-öelda last, mis on siis tühimass pluss kandevõime, et siis seda maksustatakse, et pihta saavad siis nii-öelda kõik, et kui sul on näiteks vanem, ma räägin praegu siis registreerimistasust. Jah, seal on ka see 2 komponenti, et üks on siis aastamaks ja teine on siis registreerimismaks. Et kui sa nüüd tahad võtta endale alates 1. jaanuarist mingi auto osta või välja vahetada, siis tuleb maksta see baasosa, mis on 150 €, siis on CO2 näit, see on siis 0 kuni 150 on grammi lüksind ja nii edasi, neid kategooriad oli kuskil 5, kui ma ei eksi. Ja siis on automass. Et võin kohe öelda näiteks, et minu vanem sisepõlemismootoriga bensiinil liikuv Audi siis saab hakkama 2 komponendiga, et selline täismassi eest ma ei pea maksma, et täismassi maksustatakse alates 2 tonnist, et minu oma jääb täpselt 25 kilo sinna alla. Et see summa on minul 0 näiteks. Ahaa, ma korraks põikan vahele. Tere Jaana ja tere Rasmus. Vaata, see ongi jälle selline huvitav asi, et minul ühel tuttaval on ka vanem Audi ja mootoriks on tal seda nii-öelda masuuti põletav 4-liitrine hobujõududega kena käkk seal kapoti all aga kuna ta on nii vana, siis tema aastamaks on 50 €. Kus see loogika on? Sellepärast, et see heited, mis sealt sumbutist siis välja tulevad, need on ikka mehised. Et ma ei saa aru, ja kui sul on mingisugune ilgelt säästav auto, siis osade puhul sa ikka maksad päris palju seda. Selle CO2 näiduga ongi võetud seda auto vanust, et on siis mõeldud siis tõenäoliselt nii, et see 20 aastat, 20 auto vanus, 20 pluss aastat, et siis ütleme, et siis vaesed võib siis põhimõtteliselt nii öelda, et neile läheb siis see 50 €. Eks ma ise arvan, et kui seda eelnõud kokku pandi Riigikogus, siis mingisuguse tee nad pidid leidma, eks ole, et tõenäoliselt on niimoodi, et Tallinnas ja Harjumaal ei sõida nii vanad autod, ütleme üldjuhul, seda statistikat ei ole täpselt vaadanud. Sõidavad. Aga ma ütlen selline keskmine üldse Eesti autopargi vanus on kuskil seal mingi, oli äkki, kui ma ei eksi, viimati 14, äkki keegi võib parandada mind hiljem. Tegelikult Eesti peale sära jaotud on niimoodi, et Tallinn-Harjumaa on pigem uuemad autod ja selline võib-olla Lõuna-Eesti piirkond, seal sõidavad nii-öelda Maanteeameti statistika järgi natuke vanemad autod. Et võib-olla sealt on see tulnud, et siis nemad selle... see statistika on huvitav asi, et seal saad neid numbreid nagu kruttida täpselt nii, nagu sul parasjagu vaja on. Aga ütleme niimoodi, et tihtilugu on Tallinnas elavatel inimestel sõiduk registreeritud maale, aga ta liikleb tegelikult Tallinnas. Võib küll nii olla, jah. See statistika paraku ei anna seda täit pilti ette, kuigi linnas sõites ma eile sattusin ühe vana käraka taha, millel mina oleks ta saatnud ülevaatuspunkti selles suhtes, et tuba oli suitsu täis. Üks asi oli see ja teine asi oli see, et tal põlesid kõik pidurituled statsionaarselt nagu. Et ma ei saanud aru, millal ta pidurdab või ta ei pidurda ja kui ma üks hetk ta nagu korraks aknast sisse piilusin, siis oli tubli härrasmees seal roolis, et ma arvan, et tal ei olegi
raha seda nii-öelda remonti viia, sellepärast et mul just üks sõber käis oma autoga remondis. Tal oli siduri survelaager oli siis bussis ehk siis lekkis ja sidur jäi alla, see pedaal siis. Ja kui need detailid iseenesest maksid, mida seal vahetada oli vaja kuskil 115-120 eurot, siis see detaili vahetus läks 550 eurot. Et jah, kenad numbrid. Ja sellest tulenevalt ma arvangi, et uuest aastast võib olla neid valemaid autosid, valemaid ütleme võib-olla 10+ aastat, et ei vahetata ja võib-olla nii kergekäeliselt välja, et hakataksegi võib-olla remontima, et ei taheta mingil määral uuem auto eest registreerimismaksu maksta, kuigi just ütleme, riigi mõte oli see, et autopark nagu uueneks, nooreneks, et ei sõidaks nii palju vanuseid autosid. Isiklikult mõtlen samamoodi, et mul on see vana Audi, ma teda hooldada või remonti tegelikult ei ole nagu kallis, et ma mõtlen samamoodi, et ma jätan selle auto alles ja remondin teda tuttava hea sõbra juures, et ma ei tea, mina nagu ei näe, et see võib-olla sellist eesmärki täidaks. Ja küll, tuleme automaksu juurde veel tagasi, see on see kõige suurem tegelikult automaksu, mootorsõidukimaksu on see kõige suurem röövel üldse. Meil on tulemas ka veel ju tegelikult, mis oli ettevõtetele kasumimaks. Jah, ütleme siin kasumimaks. See küll ei puuduta nüüd niivõrd kuivõrd eraisikuid, aga maks on ta sellegi poolest ja kooritakse veel lisaks. Ja siis oli meil tulemas ju nüüd, mis mõjutab nüüd jällegist kõike, on see julgeolekumaks. 2% füüsilise isiku tulude ja ettevõtte kasumile. See on veel lisaks sellele, ma saan aru. Ühesõnaga, point on selles, et ostujõud on niigi halvemaks läinud siin viimase paari aastaga. Et kes veeretsid kopikat, ma ei tea, kust kohast nad võtavad neid kopikaid, et enam veeretada. Või see oli pitlikult, meil on sendid, kopikaid ei ole enam. Aga see läheb veel hullemaks. Kas, millise kehaosaga mõtlevad need inimesed, kes neid seadusi nüüd niimoodi vastu võtavad? Ma saan aru, raha ei ole, tõmbaks kulusi kokku. Milleks nii palju ametnikke? Ma lihtsalt ei saa aru, et näiteks eeskuju. Miks seda on vaja nii-öelda inimestele nii keeruliseks teha, et siin elada? Kas ei ole vaja, et inimesi siin oleks ja oleks siis nii-öelda turistid teistel maadel, ehk tööturism on selle nimi. Ja siis tänu nendele aktsiisidele, mis veel tõusevad, alkohol ja tubakas tõusevad kindlasti. Mis see protsent oli? Sa vaatasid järgi? Iga aasta 5%. Iga aasta 5%. No Läti jälle plaksutab käsi. Siin ei ole küsimustki. Jah, ütleks seda siia vahele veel, et nende ettevõtete kasumi maksustamine ja see julgeolekumaks ütlesid see, eks? Jah. Et ma ise arvan, et tõenäoliselt juhtub see asi, et kui oligi plaanitud näiteks mingi autopargi vahetus või palgatõus. Ma tean, et osades ettevõtetes, ka mina töötan näiteks nüüd sellises, et ikka vaadatakse iga aasta need palgad üle ja üldiselt pannakse juurde. Ma kardan, et mingi aeg nüüd seda tõenäoliselt ei juhtu, et ettevõtjad siis oma töötajaid nagu palgatõusuga premeerivad. Kuna kasumi maksustamine, siis tuleb see julgeolekumaks, et nende kulud samamoodi tõusevad, et kui seda võetakse nagu ära seda raha ettevõtet, et siis ega seda ju ei jagu ju nii-öelda, see jõuab lõppu välja tavatarbeni sama, ütleme töötajast siis, kes on kõik maksud jõuavad lõpuks tegelikult. Jah, et ongi, et
tegelikult maksab selle see tavaline, nii-öelda tavaline inimene siis kinni. Ma korraks täitsa teema vaheline, ole hea, lülita ventilatsioon sisse, palavaks läheb. Saab. Ja nii, meil on ka tegelikult üks kommentaar Rolandilt. Tere, Roland! Tulles korra CO juurde ja võtame näiteks Ameerika autod, mis lõviosa sõidavad gaasiga. Gaasiga võib näiteks sõita ka siseruumides, siis mis CO-st me räägime? Jah, hea tähelepanek tegelikult, et suuri Ameerika busse, mis iganes või sõiduautosid saab ju ümber ehitada. See on juba eraldi teema ja ütlen ausalt, ma tutvusin 2 uurimistööga, vaatasin seda üleüldist maksupoliitikat, mis täpsemalt tuleb. Selle kohta ma isegi hetkel ei oskaks niimoodi midagi öelda. Kui ma tean seda näiteks, et enamus Euroopa riikides on nüüd automaks tegelikult mingil kujul ja Lätis on näiteks, kui su mootori kubatuur on üle 3,5 liitri ehk siis 3500 cc-d, siis rakendub nii-öelda see suurem siis maksu nii-öelda koefitsient siis. Aga sellise 6-liitrise auto puhul, millel on gaasiseade peal, kust summutist tuleb veeauru põhimõtteliselt. Et jah, sest kui auto tehniline pass on vastavaks tehtud, et ta CO2 ikkagi 0 annab, kuigi tegelikult reaalselt selline masin käivitades minu teada ta ikkagi kasutab kas siis sisepõlemist nii-öelda mootori puhul, kas siis bensiini või diislit ja siis mingi hetk lülitub gaasi peale üle. Selles mõttes see on hea tähelepanek, et ma ise mõtlen ka praegu, et kuidas see maksustamine sellisel juhul, igal juhul ta läheb maksu alla, et just mis sinna CO2 rea peale läheb. Ma tean nii palju ühe tuttava käest, et tal on, ma ei mäleta, mis aasta tal küll oli. Jah, aastast oleneb ka. Jah. Viimase 5 aasta väljalased on Toyota Land Cruiser diisel ja tema ütles, et tema aastamaks tuleb 1000 euri sellele. Aastamaks. See on nagu ma ei taha ropendama hakata. Seal ongi, et see 3 komponenti jälle on see... Ta on raske. Ta on suure mootoriga ja kindlasti eritab palju CO-d, eks ole. Et rikastele on karmid reeglid, sest ega see masin odav ei ole. Lepime selles ka nagu kokku, et jah, nii, aga ma saan aru, et mingisugune nii-öelda loophole on sellel asjal, et kuidas sellest maksust pääseda. Oli või ei olnud? No kas just pääseda tegelikult, et ongi, et kellelgi mingi hea idee on, mis tegelikult igast autofoorumitest on läbi käinud. Tegelikult see tuli algselt sellest, et autosaadetes hakati sellest nii-öelda automaksust siis rääkima, oli see, et mis siis need muuseumi autod nii-öelda teevad, mis võib-olla aastas sõidavad seal, ma ei tea, 5 kilomeetrit, keda liigutatakse ühest kohast lihtsalt teise. Oleme ausad, ega nad tegelikult ei liigutata üldse? No põhimõtteliselt ei liigutata, jah, lihtsalt ühe siis sellise automuuseumi eestvedaja ütles, et tema tõenäoliselt plaanib kas viia teisi riiki üle, näiteks Lätti. Võtab siis Läti numbrimärgid ja et seda muidugi ei saa kõik teha, aga lihtsalt, et kellel võib-olla eraisikuna või kellelgi on mingisugune tuttav seal või sõbral näiteks mingi ettevõte, siis vähemalt on olnud juttu, et hakatakse nii tegema. Ma ei oska öelda, mis see protsentuaalselt või auto numbrites teeb, aga kui üks ettevõte ju Eestis hetkel veel on juba aastaid, ma ei oska öelda. Sa pead silmas seda, kes Tšehhi numbritega just 10 aastat päris ei ole teinud, aga kuni 2 aastat siin sõidavad ja siis pannakse Eesti numbrimärgid külge,
kui 2 aastat sõidavad ja siis ei tule seda nii-öelda käibemaksu vahet maksta, sest Tšehhis on käibemaks on madalam. Roland kirjutab, et ei pääse kuskile, siis tehakse jälle miski seadus, et välismaa numbriga ei tohi niisama viibida Eestis, nagu näiteks on Soomes. Ja paraku Soomes on selline, aga kes sind keelab kuus näiteks korra Läti piiri taas ületada, kergelt pagasnik täis laduda sealt, kellele siis mis iganes head paremat nagu sealt nii-öelda piirikaubanduses tehakse ja siis jälle riiki siseneda, kas siis ei hakka uuesti jälle nii-öelda nullist peale see? Soome tegelikult on selles mõttes karm näide, et nad on hästi ranged selle, kui nii-öelda Kalevipojad siis käisid sinna tööle, et ega sa seal väga nii-öelda elada ikkagi, ütleme, töötada ja elada selle Eesti numbrimärgiga ikkagi vabalt ei saa, aga igal pool mujal, samamoodi iga siis ma ei usu, et need inimesed Tšehhis käivad iga. Ei, kindlasti ei käi. See auto on rendil, tegelikult on skeeme ja ma ise mõtlen selle nii-öelda siis automaksu puhul jälle, et kas hakatakse neid tehinguid nagu reaalselt nii palju tegema kui ostu-müügi tehinguid, et ma ostan sult auto, et kas me kirjutame ikka selle minu nimel ümber? Tegelikult on see... Me hakkame autosid rentima, üürima, mis iganes variandid on, et tegelikult seda minu siin üks õppejõud televiisoris rääkis, et mis variandid on, et tema tõi samamoodi välja selle, et lihtsalt neid müügitehinguid, neid ümbervormistamisi ei tehta enam nii palju. Aga see on selles mõttes riski business, et antud inimene, kelle käest sa siis nii-öelda rendid või kellele sa parasjagu rendid oma autot nii-öelda, siis kellele jääb mootorsõiduki maks sulle kui omanikule ju, mitte temale kui rentnikule. See automaks tuleb igal juhul maksta, jah. Ja mis siis saab, kui ühest hetkest ta ei maksa sulle seda nii-öelda renti enam? Ma ütleks niimoodi, et siis mina mõtleks nii, et kuidas ma teeks, see automaksu osa läheb iga kuu sisse. Ja selle automaksuga maksustamisega on siis nii, et esimene makse tuleb teha 15 juuni ja teine 15 detsember. Täpselt sellised head kuupäevad, üks enne jaanipäev, üks enne jõule. Et siuke maasikas maksta enne selliseid tähtpäevasid, et see maks on jah, nii-öelda kaheosaline siis, et 2 korda aastas seda tuleb maksta ja kas ei saa ühe korraga ära maksta? Sai küll, aga ma mõtlengi, et kui sul on näiteks kindel plaan müüa, siis sa maksad selle summa kõik korraga ära, siis oligi mitmeid variante on, et tegelikult ei olegi veel täiesti selge, et kes ja mis mahus seda maksu hakkab maksma, on see müüja, on see ostja, kas see kuidagi jagatakse 2 peale, et see, avalikult on öeldud, et täpselt ei teagi, et võib-olla, ma ei tea, samamoodi nagu hetkel ma müün sulle auto või midagi, et kuidas me need riigilõivud teeme, tavaliselt tasub need ostja, tavaliselt. See on kokkuleppe küsimus. Jah, just kokkuleppe küsimus, aga nii on ta nagu kujunenud. Samas, käibemaksu tõus tõstab ka jällegist autohindasid. Aga minu mõelest kõige rohkem lööb see siiski poodides olevat toidukaupa, sest et see on kaup, millest sa ei saa üle ega ümber. Sa pead sööma, et elada. Ja nagu me eelmine käibemaksu tõus juba nägime, siis poed ei pea sellest nii-öelda ette antud numbrist absoluutselt kinni, vaid tõstavad täpselt nii, nagu neil tuju on. Kahju, et kaubanduses on nii ahned tegelased ja ka siis ma ei oskagi midagi öelda selles mõttes, et karmiks läheb, väga karmiks läheb see eluolu siin, et jah, et see
protsendine tõus tegelikult. 2% punkti tõus. Täpselt nii, et see ei jää niimoodi, et kindlasti poed tõstavad ka lihtsalt hinda. Kuidas nad seda põhjendavad, samamoodi kulude kasvuga ja nii edasi. Tegelikult neil on selleks õigus ja siis ikka see tavatarbija maksab selle kogu kupatuse kõik kinni. Tavatarbija maksab absoluutselt kõik asjad siin riigis meil kinni. Jah, ja võib-olla hetkeks siia vahele veel automaksu juurde tulles, et siis ikkagi mina oma peas mõtlen, et see maks tuleb, seda tuleb hakata tasuma, et aga mis kasu või kuhu see nagu suunatakse, on see siis ühistranspordi taristu parendamine, väljaehitamine, on see mingi sotsiaalvaldkonna arendamine, on see, hakatakse teid ehitama rohkem, praegu me teame, nagu ühes eelmises saates siin rääkisime, et teede valdkonda hetkel ikkagi ei panda nii palju raha, ütleme siis lihtsalt. Kiratseb. Jah, et mis selle rahaga siis tehakse, et kui see on lihtsalt selline eelarve aukude lappimine, siis tegelikult see ei ole õige. See ikkagi ei vii kuhugi. Meil on siin paar kommentaari tulnud. Kertu-Luis kirjutab, mis arvate, kas millalgi öeldakse, et tänu maksutõusudele saime eelarve korda? Kindlasti mitte. Seda ei öelda mitte kunagi, sellepärast, et see on minu isiklik arvamus ja spekulatsioon, et paljuski sellest rahast ei jõua üldse riigi eelarvesse. Aga mul tõendid pole. Nii et spekulatsioon, las ta jääb. Ma ei usu, et transpordi taristusse antud raha lisatakse sellepärast, et näiteks Tallinna linnas transpordi haldab kohalik omavalitsus ja teistes linnades samamoodi ja kohalik omavalitsus ja riik on kaks erinevat asja. Et transporti see raha kindlasti ei jõua. Selle küsimuse juurde hetkeks tulles, et ma olen sinuga nõus, et põhimõtteliselt iga viimased äkki isegi 5 aastat on lisaeelarve vastu võetud, kus me ei ole omadega nullis. Ma arvan, et see prognoositud 60 kuni 100 miljonit, mis on minust väga optimistlik, see kahjuks ei too seda positiivset eelarvet. Ei saagi tuua selles mõttes, et minu meelest kas mingi hetk ei mindud ka haigekassa reservide kallale, et riigieelarve mingisuguseid auke täita ja see oli nii-öelda põhjendusega, et hetkeliseks, mis oligi hetkelisest sai siis mitte nii hetkeline enam. Aga meil on helistaja. Tere õhtust, Vox Populi ja olete otse-eetris. Tere päevast, see õhtust. Mina olen Madis Ristmägi, võib-olla laiemale üldsusele tuntud rohkem kui Jaana Mees. Mul on nagu päris palju ettepanekuid. Nii, kuulame. Kuulame, hea meelega. Et ma nagu jõuan ringiga tagasi sinna automaksu teemani ka, aga esiteks tuleks appi riigifirmadele, kes on täiesti hädas, et nii Eesti Energia kui ka siis Nordica läks üldse pankrotti. Ja selle Nordicaga on seal hästi kiire on nende nagu lennukite maha müümisega sain ma aru, sest nad imelikul kombel, aga loomulikult küsivad raha ka siis, kui nad püsivad maa peal. Ja seoses nagu, tead, see Enefit Green vist käis kohtades, mis iganes need kõvasti toetust saav firmad on nagu, et nagu paneks nagu ikkagi selle asja natukene nagu ühte patta, sest riik on ju üks. Ja tegelikult, kui sa vaatad neid
lennukeid, siis nende tiivad on hästi nende tuulikulabade moodi, mis elektrit toodavad. Ja. Ja kui ma ei saanud päris täpselt aru, mingis vähemalt artiklis oli kirjutatud, et 16 lennukit on Tallinna lennujaamas. Või 14. Või oli 14, 16 puhul see oleks siis 32 tiiba, millest jätkuks 10,5 siis nagu tuuliku ehitamiseks ja neid lennukikeresid ju muidugi vaata sealt alt peab praavitama selle relakaga, suurema relakaga. Aga nendest saab nagu ehitada need tornide alused, ma arvan. Et mul on praegu siin projekt on käsil. Nagu vaimu silmas on mul nagu see nagu peas. Et neid kahte asja saab ühendada ja siis nagu riigil peaks minema paremini. Siis kuidagi nagu ja lisaks nagu muude tähtsate projektide puhul nagu siin Rail Baltical on ka raskusi, et raha vähe ja värki. Mina arvan, et nüüd ma jõuangi sinna automaksu teemani, et mänguautomaks võiks olla teema. Et õpetada lastele maksukäitumist. Maast madalast juba, et nad siis õpivad ka maksma. Muidu on see, et paps ostab korra kuus, lõhuvad selle kohe ära, nad ei saa aru ja siis nad pärast nagu saavad 18 või 19 või 23 aastaseks ja siis arvavad, nii ongi. Aga paraku lapse taskuraha tuleb siiski ema-isa taskust, nii et ikkagi... Ei, vot sinnani, kuna Rail Baltic on, tead sa 10-aastased jõuavad väga vilkalt juba seda labidat visata, et liiva ja... Need lapsed elasid 30 aastat tagasi, kes 10-aastaselt labidaga tööd tegid. Tänapäeva lapsed paraku õues ei taha nagu üldse viibida. Kahjuks. No vot see ongi maksukäitumise õpetamise, nagu see ikka maast madalast, et ma räägin. Et tead see asi nagu. Ja ühtlasi tahaks ka siis kutsuda kõiki, siis ma nagu see tahaks nagu korraldada meeleavaldust. Mul on siin igasugust kaikaid loobitakse kodarasse, aga selle automaksu poolt üleüldse. Et sinna oleksid kutsutud nii vaesed inimesed, kellel pole autot. Ja siis ka lapsed. Sest lastel ka tihti peale ei ole autot, välja arvatud praegu mänguauto, mille pealt nüüd üldse maksu ei maksa ebaõiglasest. Aga mul on see kuupäev on, see on tumedas tulevikus alles. Ei, sarkasmi peab ka elus olema siin. Väga hästi. Huumorit ei saa. Loomulikult. See on nii jabur. Tegelikult oli niimoodi, et täna hommikul tegi strateegilise vea ja panin raadio käima ja uudised kuulma. Ei, sukest asja ei tohi teha. Kohe oli päev rikut. Vaba päev. Ei pidanud kohvi joomagi. Jah, paraku nii on, et ma korraks põikan sinna teemasse, mis nüüd oli siin paar päeva tagasi, oli seal Nursipalus nii-öelda koosolek. Ma vaatasin selle video ära ja siis ma nägin seda lõigukest, mis näitas ERR oma aktuaalses kaameras ja siis ma saan väga hästi aru, miks inimesed ei tea üldse, mis toimub mujal Eestis kahjuks või õnneks. Mul on ka, Tunga rahvas oli kohal. Oli ja mitte ainult, eks ole. Meie ei olnud, aga me oleme südames kohal. Et point on nagu selles, et kas rahvale, mul tekib selles maksuralliga, minul tekib küsimus, kas rahvale üldse jõuab kohale,
kui suur see ralli nagu hakkab olema järgmisel aastal, et mul on selline tunne, et inimesed on nagu mingisuguses eitamisfaasis või sellises nagu, et no see ei saa ju võimalik olla. See jõuab kohale siis, kui... Teine asi, mida mina näen, on see, et inimesed lihtsalt pigistavad hambaid risti. Silmad kinni. Juba ei, mitte silmad kinni, aga hambaid risti, sellepärast ja tõmbavad koomale, noh. See jõuab inimestele kohale siis, kui on palgapäev ära olnud ja 2 nädala pärast sa vaatad oma pangaarvet üldjuhul ja sa mõtled, et kuidas ma nüüd järgmised 2 nädalat endale toitu ostan, kui see ainult tuul viliseb. See on umbes nii praegu juba nagu. Ja, just see on praegu juba niimoodi, et kaua veel? Jah, sest et kui ikkagi maksud ületavad igasugused, ma ei oska isegi nimetada, see läheb tõesti igasuguste ootuste, et sul nagu lihtsalt ei ole, sul ei olegi praktiliselt ega füüsiliselt võimalik kõik seda üleval pidada ja siis sa kuuled kogu aeg Nordica pankrot on ja siis on Eesti Energias juhtimisvead on ja sul ei ole mitte mingisugust, sul on null, sul on isegi -10 usku on nagu sellesse mis peaks sind viima, ma isegi ei tea kuhu. See on nii haige, see on juba niivõrd haige ja siis Nursipalu sa oled, oi, issand jumal, rahvas ei lasknud koosolekut läbi viia nii nagu umbes neile sobivatel tingimustel. Mine, tead küll kuhu. Järjekordne, vabandust, see Madis siinpool, järjekordne mingisugune debiilsus. Võõrriikide sõdurid alluvad sõjaväepolitseile, kellel pole jurisdiktsiooni nende karistamiseks. Mida see tähendab? See kõlab naljakalt, aga see on tõsi, jah? Meil ongi naer läbi pisarate, tegelikult muud ei olegi nagu naer läbi pisarate, noh. Ja, nii ta on, et ja mul on tegelikult väga kahju on pensionääridest ja eriti üksikutest pensionääridest, sest et neil on juba praegu väga-väga raske ja ma ei tea, mis... 16 milli tuleb riigikassasse, sellepärast võetakse mingi ühekordse toetuse julge võit on ja 200 eurot aastas ja täitsa, no tõesti nutt tuleb peale, see on nagu... See ei ole isegi, see maksuralli on isegi natuke vale, see on nagu maksumatus peaks olema, ma ei tea, mis selle asja pealkiri peaks olema. Lihtsalt ebareaalne. On küll, jah. Aga aitäh, et sükst täiendab saadet, et keegi saab ennast vähemalt... Vaata ka oma humoristiannet kusagil rakendada. Ja kõik on võimalik, vaba lava on ju, eks ole. YouTube on suur ja lai. Mulle raha, et tinti osta, et see paberi Postakas saab ka tühjaks. Postakas sai tühjaks. Jah. Aga eks see, igal juhul kena õhtut kõigile. Kuule teile ka, jah. Teile ka. Tšau. Äkki on natuke rõõmsad. Jaa. Nii. Jaa. Et ei, tõsi jutt, jah, selles mõttes. Madise alguses öeldud lause õigesti kokku, mille ta juhtis tähelepanu siis, et Nordica läks pankrotti ja need lennukid ei ole nende omad. Need on renditud. Kas need ei ole liisingus või? Minu arust nad, just, kas rendileping, liisileping, pigem on liisingus, otseselt ei olegi vahet, et tegelikult mina ütleks ka, et raha põleb hetkel. See raha on põlend heleda leegiga algusest peale. See otsus võeti, kindlasti tagatubades võeti see ennem vastu, aga avalikult välja öeldi ju sisuliselt õhtul anti teada, et homme on uudis ja kuulutati pankrot välja. Või nii-öelda öeldi, et me alustame menetlust. Kuna ma ei tea ju, palju neil seda vara on, aga tegelikult jah, need lennukid põhimõtteliselt seisavad, neid on vaja hooldada, talv on tulemas, nad peavad seal teatud komponent peab hooldama, sinna läheb samamoodi raha, et ma ei tea ju,
need müüakse kuhugi mingi aeg ilmselt maha, aga see võtab jällegi aega. No selge see, et maha on vaja need müüa, sest et mis sa neist mädanema jätad ja või ma ei tea muidugi, kuidas lepingud on. Et see tegelikult oli hea tähelepanek, et võib-olla selliste asjade puhul siis tehaksegi uusi makse ja automakse, et lappida selliseid ütleme natukene fopaasid, mingil määral rumalusi, mingeid tegemata jätmisi. No neid on ju, neid ei jõua ju ette lugedagi, mis ütleks ühe maksu veel vahepeal, mida me ei ole nimetanud, aga mis on ka hästi palju meediast läbi käinud. Nii. Et suhkrumaks. Päriselt? Jaa, see on see limonaadidele mõeldud maks. Suhkrusisalduse järgi, nüüd võib ju paralleel automaksuga tuua, et kui on kõrgem CO2 või suhkrusisaldus, siis tuleb maksta selle limonaadipudelist rohkem, ütlen ausalt, suhkrustatud limonaadi ise joo, aga see ei olegi point, et lihtsalt jälle selline. See oleks tegelikult loomulikult tark, kui seda mitte keegi ei jooks. Aga igaüks teeb ise omad valikud, siin ei saa ju kellelegi ette öelda, mida sa tegema pead või mida sa sööma või jooma pead. Coca-Cola on ju hea selles mõttes, et see on nagu puhastab. Ja sama on autoga, et tegelikult sõidad suurema võimsama autoga, okei, see maks tuleb, me ei pääse kahjuks sellest, aga lihtsalt, et see on ka siiamaani on see nii-öelda vaba voli olnud ja sa ei pea millegest maksma. Sõidad sellega, millega sa sõidad. Ma juhin tähelepanu tegelikult, ma olen seda ennem ka teinud ja ma teen seda uuesti. Tegemist on mootorsõidukimaksuga, sinna alla lähevad ka kõik transpordis olevad sõidukid, bussid, ma ei tea, kas tramm läheb, trolle ei ole enam, aga ka lähevad kaupa vedavad nii-öelda suurveokid, mis te arvate, et neid haldav firma siis ei tõsta transpordihinda, siis eksite rängalt. Samamoodi teeb seda jälle tõusev kütuseaktsiis ja selle võrra tõusevad poodi jõudvad kaubad veel. Nii et päris tagumised põsed, ütleks ma selle peale. Et jaa, see on karm, mis tulemas on. Ma loen ühe kommentaari siin, mis tuli. See ehk isegi hea mõte lööb mõnel seal mäe otsas mütsi aluse klaariks, kuigi vähe usitav ilmselt on tegemist siis vastulause, et Toompeale tuulikud, päris hea nali. Tegelikult võiks ju poistele panna küll sinna hoovi peale need tuulikud undama, et las tunnevad ka siis, mis automaks ka rekatele, sest ka nemad on mootorsõidukid. See ei ole automaks, ma tuletan veel meelde, see on mootorsõidukimaks, sinna alla lähevad ka mootorrattad muide. Sinna alla lähevad ka kõik ATV-d, UTV-d, rollerid, kõik, mis on tegelikult kõik sõidukid, mis vajavad nii-öelda kindlustust. Tõenäoliselt ka, ma ei ole nüüd kindel, minu arust Läti võttis selle järgmisest aastast vastu, et ka elektritõukerattad peavad kindlustama. Minu meelest tahetakse Eestis ka seda teha. Minu ei ole küll faktiliselt kontrollinud, aga minu teada ka Eestis tahetakse seda teha. See on läbi käinud küll, jah? Jah, et on oma nii-öelda liikluskindlustuse registris ja selle loogika järgi läheb ka neile maks peale, mootorsõidukimaks. Kas seal ei olnud mingeid kubaturist alates? Äkki oli? See vist oli see nii-öelda lubatud, millega sa võid sõita, on siis 1 kilovatise võimsuse mootoriga ja mis ei ületa siis kiirust 25 kilomeetrit tunnis, kui ma nüüd ei eksi. Et ma olen ka näinud Laagna teel 90 kilomeetrit sõitvat elektritõukeratast oma silmaga, et ma isegi autoga ei julge nii kiiresti seal sõita, aga sellised on, neid ei tohiks üldse liikluses osaleda. Laagna teel ei tohigi 90-ga sõita, ma sama mainin. Aga ma korraks lähen nendele elektritõukerataste teemale, et miks need on
nimetusega tõukerattad, sest et kui neil aku tühjaks saab, no ma ei tea, sa ei tõuka sellega väga kaugele. Jääb arusaamatuks, mingisugune lavatsilaadne toode ta on, et ma ei tea, ta ei ole tõukeratas, aga tõukeratas on tõukejõul liikuv, ma ei tea, siis 2- või 3-rattaline laud, millel on siis lenks või mis iganes. Kui lenksu ei ole, see on rula ja 4 ratast, ja küll. Aga jaa, laevadele, ma ei oskagi öelda, kas laevad ka sinna alla käivad. See on tegelikult hea küsimus, ma ei oskagi seda kuskilt uurida ausalt öeldes. Ta on idee järgi ju, mingil määral ta on mootorsõiduk, ta siiski on, aga ma võin seda öelda, et näiteks mis ei lähe maksu all on nii-öelda näiteks PPA autod, Politsei- ja Piirivalveameti autod ei lähe, Kaitseväe masinad ei lähe. Laevade suhtes, see on hea küsimus. Kas neile tegelikult juba, see on muidugi eraldi teema, ma ei võta seda mootorsõidukimaksu, kui nad siin nii-öelda ankrus on Eesti vetes, siis juba neile rakendub minu teada mingi tasu. Et minu teada nendele otseselt sellist mootorsõidukimaksu kui sellist... Ja, laev on teine teema, aga meil on uus helistaja. Tere õhtust, Vox Populi ja otse eeter. Hallo, tervist. Hallo. Ehk siis ennem kui tõukeratastele läheks, et tahaks ära mainida seda, et tegelikult Bellapaadile on väga kerge, hästi kõva päramootor, nagu taha panna, et see paneb üle 25 kilomeetri tunnis. Ei ole ohutu, aga et äkki peaks, mina ikkagi ütlen, et suur maksude pooldaja ja nagu ma olen, mul on maks läbi, aga tead, maksama, sellepärast ma seda pooldangi, et äkki ikkagi siis mootorimaks peaks olema tegelikult õige. Mootorimaks, jah? Mootorimaks, et sest et vaata, mootoreid saab vahetada niimoodi. Jaa, aga neil oli tegelikult ka see mootorsõidukimaksul on siiski ju seal erinevad ka see mass läks sinna sisse, see arvutatakse kuidagi vastavalt. Aga tegelikult seal ikkagi nende paatide puhul see nagu ikkagi peaks piroogi peab maksustama, sest et ka inimest võib nagu võtta nagu mootorina. Lähed kaduma vahepeal? Levi. Äkki leviga mingi probleem? Jaa. No seda on ennem ka Jaanaga olnud, et Hiiumaal selle leviga on kehvasti. Tundub, et on kadunud. Ja, läks ja laulis. Aga Roland kirjutab, et issand, kus see nüüd oli? Ma kustutas ära juba või? Ei julge vaielda, aga rekkadele vist ikka ei tule maksu, need maksavad teemaksu ja ka raskeveomaksu. Ma tahtsin ka sulle enne öelda, et vist nendele poolhaakiga üldse C-kategooria masinatel on kuidagi teistmoodi, nad maksavad seda maanteemaksu ja... Minu meelest käis kuskil läbi, et ka nemad peavad maksma. No siis see tähendab jälle absoluutselt transpordihinna tõusu, toidupohinna tõusu. Ja, ei, see tähendabki seda kõike, jah. 10 erinevat asja, kõik jõuavad lõpuks sinna, et... Ka netis olevad kalkulaatorid ja näite mootorsõiduki maksu, kui sisse panna veoki number, aga võib-olla siis muudeti ära viimane kord sellepärast, et kui sellest algul juttu tuli, siis oli küll väga tumedad pilved käisid meile töö juures kaup tuleb nii-öelda teise poolt lahte, et transpordi hind hüppeliselt tõuseb tänu sellele, aga võib-olla tõesti on siis mingi, see ju Nendel on see teemaks ja... Ei need maksud ka, aga algul oli jutt, et neile tuleb, aga kui ei tule, on ju väga hästi.
või teekasutusmaks või see No kuidagi, mul ka nägin, kuidas üle laua kaastöötaja andis siis raamatupidajale nagu selle info, et tuleb nüüd sellele autole maanteemaks. Ma täpselt ei tea, kuidas seda nimetatakse, aga võib-olla siis nemad sellest konkreetsest automaksust pääsevad, mootorsõidukimaksust siis täpsem olla. Ühesõnaga, jah. Ja võib-olla samasse kategooriasse lähevad ka mingid suured kaubalaevad. Et neil on seal omad need, selles see merepiir kuni 10 kilomeetrit, siis on ta see rahvusvahelised veted, nii et kuidas tõenäoliselt nad ikkagi sellise nagu lennukitki, kui nad õhuruumi kasutavad. Nii, see Roland kirjutas veel, et teemaks pluss raskeveokimaks on nendel rekkatel. Jah, no muidugi kütus saaks siis ka ja... see käib iga aasta vaadatakse see üle, nagu hetkel on ta tõusvas joones jälle, nagu ma ütlesin, 5% aastas. Ja Marika arvab, et äkki peaks suusad alla panema. Jah, aga lund ei ole ju, mida sa suusatad siin, et kliima on ju ka meil vussis ja kliimaministeerium üritab ju nüüd siis terve maailma kliimat meil parandada. Ei paista õnnestuvat väga hästi, ma ei tea, lund ei ole ja... Aga veesuusad, sest vihma tuleb küll mehiselt, äkki saab veesuuskadega linna vahel liigelda. Kahjuks või õnneks. Nii ta paraku on praegu, jah. Nii et karm. Aga mis ma võin öelda tänu sellele, et meil kliima nii soe on ja vihma sajab, on küttearved oluliselt madalamad, kui olid samal ajal eelmine aasta. Nii et võit seegi. Ma ei tea, kuidas jõuluvanalastele jõuab. Äkki elektritõuksiga see aasta või ma ei kujuta ette. Et nii ta on. Et need, mis me siin kokku oleme lugenud juba mitu maksu, et midagi positiivset ka on tulemas. Oskad sa äkki öelda, et mis see päiksekiirpilve taga on? No ainuke positiivne oligi see, et taastuv energia tasu kukub 20%, mis on muidugi täielik nali, miks seda üldse peaks maksma, aru ma ei mõista, sest et tegemist on taastuv elektriga või energiaga, kuidas võtma peaks, kuigi kui nüüd sinna süvitsi minna, siis ei ole ta täpselt mitte nii rõõmus. Ja kusjuures mul õde küsis üks päev, et mis siis oleks nii-öelda minupoolne nagu mõtte alternatiiv nagu sellele taastuv energiale, mida siin hirmsasti läbi surutakse teerulli meetodil põhimõtteliselt. Ütlesin talle, et tuumajaam ja ainus õige lahendus, ma leian, on tuumajaam. See on see idee on isegi läbi käinud. Ja ma tean, seda aetakse, Fermi elekter ajab seda asja ja ma loodan, et ta sellega läbi surub, sest et tegelikult see tehnoloogia on üsna turvaliseks aetud, et ta ei ole enam Tšernobõl. Ja üks asi oli veel, mis ma tahtsin öelda, aga näete, läks ja lendas. Midagi positiivse poolest. No seda võib, nagu ma alguses mainisin, et Euribor ka on hetkel vähemalt natukene langevas joones. See on ka võib-olla nagu positiivne. No jah, kuniks inflatsioon jälle võimust võtab ja Euribor jälle ülesmäega hakkab liikuma, et nali naljaks, aga paraku selle Euriboriga on seotud lõviosa Eestis elavatest inimestest, et siin ei ole midagi teha lihtsalt, et kõik palju siis puudutab, et palju, ma ei tea, mitut inimest sa tead, kes oleks võimeline nii-öelda minema makleri juurde, maja maksab, ütleme 400 000, et kas ma võin ülekande teha teile? Ma enda üksikut teinud, jah.
et paraku kasutatakse jah kodulaenu selle jaoks ja ei olegi midagi teha. See on meil niimoodi üles ehitatud. Kuule, me oleme nüüd tund aega siin jahunud ja ühesõnaga tõmbame siis kokku selle ürituse, et positiivne oligi ainult üks asi, et taastuv energia langeb 20%, kuigi see las ta olla, nii palju kui teda on. Me täname kõiki, kes vaatasid, kes kaasa elasid, kes kirjutasid chatti või ütleme siis eesti keeles kommentaariumisse ja täname ka helistajaid, kes sõna võtsid ja ma ei tea. Elame need maksutõusud üle siis kuidagi. Üks hetk peab minema paremaks, siin ei ole nagu teist varianti, sest et lihtsalt ei ole ja nii lihtne see ongi. Aga R33 stuudio leiab YouTube'is. Nii, pange subscribe ja pange like ka, siis saade jaguneb väga hästi, see algoritm meeldib, kui like'itakse ja subscribe sellepärast, et kui ma laivi lähen, kelluka ka, siis viskab kohe ette. Instagramis täitsa figureerin, Facebookis on R33 stuudio ja kes tahab e-maili saata, mis iganes ettepanekuga või niisama jutustada, neid on ka, siis selleks on r33studio@gmail.com ja tõmbame tänaseks otsad kokku ja näeme järgmine kord. Ilusat õhtu jätku kõigile. Tšau!